Tšauki, mina olen Nele Kirsipuu 2018 Eesti. Kui mina olin noorem, siis ma sõbrannadega näiteks sõitsin sellisele reisile nagu Soome Helsingisse. Esimeseks asjaks, kui jõudsime laevalt maha, siis H&M. Me saame minna H&M-i osta riideid. Nüüd on H&M Eestis suhteliselt suva, nii palju poode on niigi. Okei. Natukene aega tagasi veel oli nii, olime Helsingis, olime Stockholmis, saime minna Saabuisse, ossa, see eksklusiivne võileib on niivõrd hea. See eksklusiivne võileib on nüüd meil Eestis olemas. Aga asi, mida Eestis ei ole ja ei tundu veel, et nagu oleks tulemas, on Starbucks. Kuidas ma saan teha Tumblri lahedaid pikke, Insta pikke, Basic White Girl pikke, kui mul ei ole käes Starbucksi kohvijooki? Ei saa teha. Ja selle jaoks, et mu unistused täituksid ja ma saaksin teha neid Tumblr ja Instagrami ja Basic White Girl pikke, siis tuleb see Starbucksi jook ise valmis keeta. Kõige ägedam Starbucksi jook, mida mina näinud olen, on Starbucks Double Chocolate Chip Frappuccino. See näeb lihtsalt nii suurt äratav välja ja ma tahan lihtsalt seda proovida, aga Eestis ei ole võimalik seda proovida. Ja nüüd ma kavatsengi selle joogi endale lihtsalt ise valmis keeta. Selleks läheb vaja blenderit, mandlipiima, pahukoort, šokolaadisiirupit ja musta kohvi. Samuti tuleb leida õige tops kõrge kaanega. Välja tuleb printida Starbucksi logo, lõigata logo ja teipida logo topsi külge. Ära ei tohi ka unustada rohelist kõrt. Esimeseks asjaks, mis läheb siia blenderisse, on jää. Kuna mul ei ole külmkappi hetkel, siis ma pean tegema kiire käigu bensukasse. Ma sain oma jääkuubikud. Ossa Raks Preemia, sul on nii head jääkuubikud. Osta Preemia jääkuubikuid kõigest 70 senti pakk, saadaval kõikides Olerexi kauplustes. Ja jää cooliks. Okei, aitab pullist, sest nüüd tuleb päriselt ka see jook valmis teha. Väga hea algus. Nii külmalt. Ma panen jää blenderisse. Järgmiseks asjaks on see kohv. Ja ma nüüd ei tea, kas see, mis nüüd juhtuma hakkab, ma igatahes kallan sellesse sisse. Siin on nüüd kõvasti kohvi. Piima jaoks ma võtsin mandlipiima, sest et mul tuleb veel väga palju vahukoort siia ja ma mõtlesin, et ma saan lihtsalt mingi piimašoki. Et ma ei tea, ma teen kuidagi selle lahti. Ja läheb. Ja nüüd ma tahaks teada, kas ma pean siia ka šokolaadi panema. Sest et see tuleb Double Chocolate Chip Frappuccino. No ma panen natuke. Ja üks oluline nipp, enne kui hakkad blenderdama, pane peale gaas. Läheb. Nüüd on meil vaja võtta see topsik. Ja nüüd on vaja chocolate'i ja nad teevad nagu niimoodi hästi ilusti, et see niimoodi kuidagi valgub. See šokolaad siit äärest niimoodi ja see näeb nagu visuaalselt väga lahe välja. Kuidagi siia äärtesse. Niimoodi valguma. Et üles ja siis las valgub allapoole. Vaata ja siis ta niimoodi valgub. Ja nüüd on joogi aeg. Õnneks ma ei ole täna kohvi joonud. Nii hea kohvile. Ja see külm cappuccino. Eriti maitse. Nii. Nüüd on tõe hetk. Kas see tuleb nagu Starbucksis? Ma panin liiga täis. Vahukoore osa peab ka tulema. Vaata, kui palju nüüd seda peab olema? Siuke kohvijook. See on nüüd nii šokolaadine, aga nüüd on vahukoore aeg. Ma teadsin, et ma olen geenius. Ja muidugi ei tohi ära unustada rohelist kõrrekest. Kujutad sa pilti, minu Starbucksi jook ongi valmis. Ja sa võid mõelda, tahaks maitsta, tahaks nagu teada, kuidas see maitseb, aga ei.
sa ei tohi seda kohe maitsta. Prioriteedid peavad olema paigas, sest et kõige olulisem on sellest teha pilt. Sa ei tohi mingi pooltühja pilti näidata või kus on juba see kõik see vahukoor on nagu ära vajunud. Sa pead kohe pildid ära tegema. Nii et esimesed asjad esimesena. Me läheme pildistama. Nüüd, kus minu Tumblr Girli unistused on täitunud ja pildid on tehtud, siis ma ju saan ka oma unistuste vilja maitsta. Lõhnab nagu kohvpiimaga. See on ülihea, kohvine, piimane, tunda on šokolaadi, natukene niisugust nagu kakao värki. Ja ma nägin nii palju vaevat see üks topsikene saada. Selle printimine ja lõikamine ja peale kleepimine, et ta näeks nagu ilus välja. See kõik võttis mul nagu mind igistama. Nii kaua kui Eestis Starbucksi ei ole, siis peab nagu enda käsitööga hakkama saama. Me ei ole veel nii fancy'd, on ju. Oleme küll siin väga fancy'd, aga mitte nii. Starbucksil on veel igasuguseid erilisi menüüsid, mingi secret menu on ju. Eestis ei ole ei secret menu, ei public menu, ei unlisted menu, scheduled menu, mitte mingit menut ei ole. Kui miski on puudu, siis tuleb see ise ära teha. Tšau! Tänks, et vaatasid mu videot, see väike teadaanne on siin ka, et nüüdsel kevadvaheajal 24 ja 25 aprill olen ma Saaremaal ja annan 2 videokoolitust noortele. Selle mõte ongi, et ma räägin seal, kuidas ma enda videosid teen ja teeme ka sellise ühise väikese video, et siis saaks nagu looming avaneda. Või minu see mõte ongi, et me nagu loominguliselt oskaksime ennast väljendada ja see toimub Georgot spaas. Siis mine registreeri, sest et sinna väga palju ei mahu. Ootan seda väga. Tšau!